head vaatajad, täna tuleb taas juttu mänguasjadest. Et kui nüüd mööda supermarketeid ringi käia ja näha neid suuri mänguasjapoode, mis on täis välismaiseid mänguasju, siis võib tekkida tunne, et Eestis enam ei toodetagi mitte midagi. Et kõik asjad tulevad meile välismaalt. Aga siiski, kui hakata otsima, siis on ka mõningaid tegijaid, kes täitsa siin koha peal mänguasju teevad. Ja ma mainingi täna ainult paari nendest, et üks, kes mul kindlasti kohe meelde tuleb, on Iseseisev elu. Et MTÜ Iseseisev elu. Kui te guugeldate, siis te leiate kindlasti nende kodulehe, kus on üleval nende tooted, mis nad teevad. Kauplus asub neile Tartus aadressil Peetri 28. Ja minul on neilt näiteks selline jänkukene. See on saadud 7. ühistukonverentsilt, sellepärast on tal selline märk siin. Ja siin on mul ka veel silt küljes, et 2017. aastal oli siis see konverents, siis see jänku maksis 5,50. Maksin ma Eesti vekslites, ma mäletan seda. Ja siin on ka sellel jänesel sellis nimi, et see on jänes Mirtel. Ja taga siis silt, et Estonia puuetega inimeste käsitöö. Et nad teevadki selliseid pehmeid loomi, ka kaisukarvsid, siis teevad igasuguseid vilditud loomakesi ja teevad ka nukke. Ja lisaks on neil muidugi, nad teevad ka tekstiile ja patju ja selliseid asju, keda huvitab, et siis vaadake Iseseisev elu. Ja nemad tulevad meelde siis kõigepealt ja siis, kui ma käisin nüüd viimati Mänguasja muuseumis seal videot tegemas Läti mänguasja näitusest, et siis Mänguasja muuseumis on ka väike mänguasja pood. Ja seal oli üks vahva valge karumamm ja ma küsisin, et kes siis selle on teinud ja selgus, et Mari Saare teeb siis selliseid igasuguseid väga armsaid ja toredaid karusid. Ja nüüd ma sõidangi Tartusse Narva maanteele ja vaatan siis üle, milline Marise stuudio välja näeb. Nii ja muidugi ei saa sellisest kohast ära tulla tühjade kätega. Ja mina ka ikkagi võtsin sealt midagi kaasa. Näitan teile, et siis sellised vahvad postkaardid, Mari Saare postkaardid. Nii. Ja siis veel midagi lihtsalt. Nii, selline lumivalge karu tuli siis minuga kaasa.
aga vaadake Mari Saare lehekülge Facebookis. Ja kui teil on huvi, siis tellige ka mõni selline karu. Kohtumiseni!